keeruga kosk. Seekord võtame siis juukseid pea külgmisest osast. Väikese salgukese. Seda punutist on parem teha siis, kui ees on pikemad juuksed. Nii kammime läbi. Jagame selle salgu 2. Ja neid salke keerame siis paremale. Ja võib esimesel korral veel ühe korra paremale keerata. Siis jääb selline vahe siia. Ja võtame ülevalt ühe salgu. Puhta salgu. Ja asetame nende 2 esimese salgu vahele. Nii. Nüüd ta on siin vahel. Ja neid salke omavahel keerame jälle paremale. Ühe korra nüüd. Ja näe, salk jäi siia kinni. Ilusti. Hoiame neid salke siin vasakus käes ja võtame jälle juurde ühe peenema salgu siit ülevalt ja paneme ta siia 2 salgu vahele ja noid salke jälle keerame paremale. Ja jälle jäi siia ristide vahele. Ja võtame ülevalt salgu. Paneme 2 risti vahele. Ja keerame salgud kokku. Ehk siis paremale jälle salke. Nii. Ja ülevalt juurde. Salkude vahele. Keerame paremale risti. Algul võib-olla tundub, et ei ole siin kinni, aga kui te võtate juba uue, siis te näete, et eelmine jäi ilusti 2 salgu vahele. Tuleb siia vahele. Võite vahepeal siin tõmmata ilusaks. Ja ärge vastupidi tõmmake, siis ta tuleb valesti. Ikka samale poole paremale üle. Nii. Ja seda punutist võite siis samuti jätkata kas teise küljeni välja, keskele mõlemalt poolt kokku. Nii. Ja selle saame lõpetada siis peenikese patikummiga. Nii. Siia kohta, kus meie rist tuli, paneme peenikese patsikummi, et ei saaks siis laiali joosta pats. Nii. Nii. Siin ta veel natuke liigub niimoodi, et saate sättida, kas tahate, et ta oleks sirge või natuke diagonaalis. Nii. Ja niimoodi see keeruga waterfall jookseb siis. Aitäh!